Eestis tegutseb trollide jõuk, kes on võtnud endale kohustus eemaldada parempoolset arvamust internetipostitustest. Kes nad on ja mida nad on teinud, selgitan selles videos. Teabelehele on kaevatud, et Facebookist kaovad arvamused. Eelmisel nädalal kaebasid Roosa Udu ja Taavi Pärtel, et Facebook on nende avaldused kustutanud. Seda kustutamist oli nii raske õigustada, et Teabeleht avaldas kustutatud lood ja kustutamise juttu täies mahus. Kõik tsensuuritegevus on sõnavabaduse piiramine ja hiljuti on see läinud käest ära. Ma selgitan, kuidas Facebook sõnavabadust piirab. Ma selgitan sõnavabaduse piirangute ajalugu ja selle järsu tõusu. Piirangute ohust mitte ainult ühiskonnale, aga ka iga isikule. Ja ma räägin, mida mina tsensuuritegevusest arvan. Ma tahan iseloomustada veel seda tsensuurijõuku, mis tegeleb Eestimaal, ja ma avaldan nende päritolu. Facebooki on kritiseeritud, sest võltsuudised võisid mõjutada 2016. aasta presidenti valimisi Ameerikas. Sellest saadik üritab Facebook võltsuudiseid eemaldada koos vihakõnega. Selleks on firma rakendanud tehisintellekt algoritmid, mida on võimalik treenida võltsuudiste ja vihakõne tuvastamiseks. Aga treening vajab suurel hulgal näidiseid, mis on juba a priori liigitatud kas õige uudiste või võltsuudiste või tavakõne ja vihakõne kategooriatesse. Pikapeale hakkavad algoritmid ise tuvastama, millise liiki uued postitused kuuluvad. Inglise keeles on see lihtsam, sest ingliskeelseid postitusi on ju nii palju ja on ka palju, kes kaebavad postituste peale. Kui kaebajaid on väga palju, siis on vähem võimalust, et tavakõne segatakse vihakõneks ja määratakse või tavauudis segatakse võltsuudistega. Eestis on muidugi miljoneid võrra vähem Facebook postitusi. Pealegi ingliskeelse tehisintellekt algoritmid ei tööta eesti keeles ja Eestis on palju vähem interneti järelevalvajaid. Kui üks väike ühemeelne salk võtab endale kaebamise kohustuse, siis nendel on võimalik dramaatiliselt kallutada Facebooki tsensuuri. Facebookiga pole protesteerimine võimalik, nagu ka makstud reklaamide eemaldamine. See, mida keegi on võltsuudisteks või vihakõneks nimetatud, eemaldakse läbi vaatamata. Tuleb välja, et Eestis tegeleb vasakpoolne internetitrollide salk, kes ainuüksi määrab, kelle Facebooki postitusid jäävad ja millised eemaldakse. Meie peame aru saama, et need on vägagi haiged inimesed. Need, kes ründavad Varro Vooglaidi, on homomeelsed, kes tunnevad ennast solvunult Vooglaidi kooseluseaduse vasturääkimises. Ja Roosa Udu ja Taavi Pärteli vastased tunnevad solvangut, kui kommunistidest või terroristidest või immigrantidest halvasti räägitakse. Aga mõtle, kui usinasti peab otsima Facebookist postitustest selliseid arvamusi. Kui nad tõesti tunnevad solvangut, siis nad on masohhistid, kes vaimuhaigelt pingutavad, et iseennast vigastada südamepiina ja valuga. Üks esimestest asjadest, mis minu ema mulle õpetas, on, et ära pliidilt midagi kisu, see võib olla kuum ja sa võid haigeks saada. Aga Eesti Facebooki trollid pole enesekaitset õppinud ja lausa otsivad endale solvangu valu. See, et nad vaimuhaiged on, ei tohiks teiste sõnavabadust piirata. Enesevigastajate ja muu hullude kaitsmine ei õigusta tsensuuri ja mina väidan, et tsensuuri pole kunagi õigustatud.
Läbi aegade kuningad, presidendid, diktaatorid, vaimulikud ja ka teised võimueliidi liikmed on proovinud summutada uudist ja arvamust, mis nende tegevusi halvasti valgustab. USA oli minu teada esimene riik, mis garanteeris sõnavabaduse põhiseaduses. Aga juba 1919. aastal hakkas USA ülemkohtu piirama absoluutset sõnavabadust. Kohtunik Oliver Wendell Holmes kirjutas otsuses, et ühiskond vajab sõnavabaduse piiramist, sest mitte kellelgi pole õigus karjuda tulekahju rahvarohkes teatris. Mis vähestel meelde tuleb, on see, et see 1919. aasta otsus polnud seotud teatrietendusega, vaid väikese grupi jidišidest rääkivaga sotsialistidega, kelle kirjandus oli trükitud mitte inglise keeles, aga jidiši keeles ja oli esimese maailmasõja osalemisele vastu. Holmesi otsus määras Venemaalt põgenenud jidišid vanglakaristusega sõnumi eest, mis oli arusaamatu enamus ameeriklastele. Hiljutine sõnavabaduse piirang on hoogu võtnud islamistide lobitööst. Mäletate, et Iraani vaimulik diktaator sponsoreeris mõrvakampaaniat ilukirjanik Salman Rushdie vastu. Sellest ajast on rahva seas ilmunud vastumeelsust islami usu vastu arvamuste avaldamisega. Mäletad ka, kuidas Taani ajaleht avaldas Mohammedi karikatuure ja moslemite vastukaja oli nii vägivaldne, et mitte ükski USA väljaanne ei julgenud neid karikatuure avaldada. Piiramine võis olla hirmu pärast, aga piiramine oli kah kindlasti pehmema tsensuuriga seotud. Väideti, et kogukonna suhted nõuavad, et mõnda gruppi ei tohi solvata. Jälle on unustatud, et kõige solvavam karikatuur polnud mitte Taani autori poolt tehtud, vaid islamistide poolt ise. Pilt, mis kujutas Muhammedit seana, oli imamite poolt ise joonistatud selleks, et näidata oma kogukonnale, et neid üles kütta taanlaste vastu, kuigi taanlased polnud sellest süüdi. Solvamises pole rääkija või kirjutaja süü suurem kui kuulaja ja lugeja süü. Need, kes otsivad solvangut, on need enesevigastajad, kellest ma ennegi mainisin. Huumor ja naljad on ju peaaegu kõik solvangu ja stereotüübi baasil. Palju aastaid tagasi oli New Yorgi linnas Anne Frank päeviku lavastus. 3. vaatel tormasid natsisõdurid lavale ja üks vaataja saalist hüüdis kõva häälega, ta on pööningul! See oli nali, millest teised vaatajad tundsid pingest vabanemist ja mis läks hästi peale. Ütelust aga võiks ju kah vihakõneks nimetada. Aga kellel on õigus? Ja kas teie oskate määrata ühte inimest, kes sinu eest otsustab, mida sina võid vaadata, kuulda või lugeda? Mina kindlasti ei taha, et mitte keegi sellist õigust määrata. Mitte Eesti internetpolitseile, mitte internettrollidele ja mitte vaimulikudele. Sõnavabadus tähendab ka solvamisvabadust. Dr. Samuel Johnson oli kuulsam ingliskeele leksikograaf ja esimese ingliskeele sõnaraamatu autor. Kui tema sõnaraamat avaldati, tuli talle külla naiste delegatsioon, kes õnnitles Johnsonit selle puhul, et ta ei lisanud mitte ühtegi seksuaalterminit oma sõnaraamatusse. Dr. Johnson aga õnnitles naisi, et nad olid nii hoolega seksuaaltermineid sõnaraamatust otsinud. Kui tahad solvangut leida, pead aktiivselt solvangut otsima.
Ühele võib otsimine solvangut pakkuda, aga teisele võib see pakkuda täiendavat informatsiooni. Ja see ongi püant. Sõnavabaduse piirang piirab ka minu õigust kuulda ja reageerida teiste õelustele, lollustele, arvamustele ja ka naljadele. Ja see piirang pole mitte ainult minule, vaid ka iga isikule, kes võiks olla puudutatud. Ja on neid asju, mis on ühiskonnal tähtis teada. Ja mille piirangud võivad tuua kõigile kahju. Näiteks sakslased, kes Hitleri pärast lahkusid, avaldasid Hitleri Mein Kampf 1938. aastal New Yorgis, kus Saksa valitsus selle müüki heidutas. See kõidis oli täiuslik ja tsenseerimata koos allmärkuste ja ristviitetega. Hitleri vastased pidasid tähtsaks seda, et kõik tutvuks selle raamatuga ja Hitleri ohuga. On võimalik, et Hitlerist ülevaate puudumise pärast polnud võimalik sõjaohtu ennetada. Ja Saksamaal oli Mein Kampf väljaanded keelatud kuni 2016. aastani. Jälle on vastamata küsimus, kas noorte natside vägivallatsemist oleks vähem, kui noortel oleks võimalik põhjalikult lugeda seda raamatut. Väikeses Eestis peaks häbi olema Keskerakonna trollidel, kes on oma kommentaariumite sodimisest võtnud ette ka Facebookist arvamuste eemaldamist.